Elo, uus nädal on. Teisipäev on juba tegelikult ja ma laisklen voodis. Kell on kell on 12 täpselt. Õues sajab täiega padukat, täiega mõnus, mulle hullult meeldib. Ja mul on 3. päev nende patsidega juba, pühapäeva õhtul ma need tegin ja jah, ma ei tea, päris mõnus. Tundub, et juuksid ei lähe ka nii kergelt musta. Aga täna, ma ei tea, ei ole midagi plaanis. Homme hommikul, homme päeval on veel arsti ultraheli. Vaatavad, et mis see laps teeb seal kõhus, miks ta välja ei tule. Ja jah, me siis ootame, et äkki ta nüüd see nädal tuleb, sest et sellest nädalast rohkem ei lubata olla, et äärmisel juhul, kui peaks olema pühapäeval esilekutsumine, et siis venib uude nädalasse võib-olla, aga ma ei tea ju, kuidas keha sellele esilekutsumisele reageerida võib, aga eks me näeme. Aga hoidke pöidlad, et ikka siin nüüd lähipäevil tuleks ise. Joel tuli pakikesega koju. Vaatame, mis siin siis sees on. Lumi. Tegu on siis uhi uue tootesarjaga Tundra, mis on loodud probleemsele ja aknele kalduvale näonahale. Tootesarja kuuluvad 3 toodet, mis loovad ideaalse nahahooldusrutiini. AHA BPA puhastuspiim, AHA BH, ma vist ütlesin BPA või enne, ühesõnaga AHA BH niisutuskreem ja raudrohu näovesi selitsüülhappega. Ja siin on siis kõigepealt see niisutuskreem. Siis on siin seesama puhastuspiim, mida ma just mainisin ka. Ja siin on veel midagi. Ma ei saa kätte. Ja siis on siin see siis raudrohu see, mis asi? Näovesi. Siia paki peale on kirjutatud lihtsalt face mist. Mis siin veel on? Lumi kehaõli. See on küll väga teretulnud, sest et pärast sünnitust ma olengi just mõelnud, et mida ma nagu kasutama hakkan. Siis teisipäevad on vist kinoõhtud, sest et täna on teisipäev ja me lähme jälle kohe kinno. Me oleme kinos tagasi. Näe, voodikarussel paistab siin. Mis me vaatamas käisime? Star Trek. Jah. Kuidas oli? Okei isegi. Ma ei mäleta üldse eelmist osaks. Me eelmist osa nagu vaatasime ka. Ja me oleme vaadanud eelmist osa. Ma ei isegi ei saa. Ma ei tea. Aga ei okei oli. Mulle meeldivad sellised filmid. Jah, meile meeldivad sci-fi filmid ja mu ema oli see, kes tahtis seda vaatama minna, nii et siis me mõtlesime, et oleme hästi maru. Aga nüüd ma lähen siis proovin seda lumi puhastuspiima. Vaatame, kas võtab jumastuskreemi maha või mitte. Ja siis on magama minek, kell on küll 10, aga see oli praktiliselt tühi. Sain just Maybellinilt pakki, mille ma juba ära sorteerisin. Need lasin välja ja need jätan endale. Vot, sest et seda ma olen juba mitu korda Maybellinilt saanud mingitest viimastest pakkidest. Seda ma olen täpselt samamoodi ja ma olen mitu tükki saanud juba. Ja roosa ei ole minu värv. Ja pliiatsiga mul pole ka suurt midagi teha. Sest need on mul ka lihtsalt nii palju, et ma selle ühe endale juurde võtan. Nii et 2 küünelakki, 1 huulelaike ja 1 huulepulga jätan endale. No nii, nüüd tulime arsti juurest ära. Nagu tellitult on libakad ka jälle kohal. Ühesõnaga, saatekiri on esmaspäevaks olemas. Nii et äkki see sükene suht paljudel vist tulevad lapsed ikka ise, kui see paber näppu saadakse. Lapsed kartma. Jah, need loodame, et meil hakkas ka kartma need. Ja mõõdud olid sellised, et arst hakkas ise ka naerma, et tema ei usu, et nii suur laps on. Vist ultraheli tehti. Aga jah, et arst ütles, et tema ei usu, et nii suur laps on, sellepärast, et kõht on väike. Aga mitte väike, on siuke normaalne. Ja, et põhimõtteliselt kaal oligi umbes selline, et põhimõtteliselt kas natuke üle 3 või natuke üle 4 kilo, nagu nende vahedega.
mis ta seal ennustab, aga arst ise ütles, et noh, et lootevee ja kõige muu järgi ikka on ikka siuke 3-kilone laps, et noh, 3,5. Kui lahe värv, nagu lilla, aga nagu must. See on pesemata must. Ei, ta oli lilla läikega. Okei, ma seda läiget sealt tolmuvalt ei näinud. Aga jah, nüüd mul on uni, mul on täiega uni. Täna see laps ei tule igatahes. Siuket taksojuht. Siuket taksojuht, jah. Siin mul ka veel, igal pool. Kõik kohe, aga ma ei tahagi ise sõita, ma olengi siin, et kõik vahele lasta. Mul on kõht tühi. Mul ei ole üldse kusjuures, nagu millegi pärast. Käitumise järgi küll arveseks. Mul on suht tühi. See ei näinud hommikul. See ei ole küll õnnad sundi. Ei ole, jah. Foodlis. Võtsime ühed nuudlid ainult, aga kõht on nii tühi. Meil see aasta saab auto kodus ära pestud. Kõigi vihma sajab, aga üks Viiralti tiiger on otsustanud, et siin keset teed on jube hea pikutada. Üks mis esi? Viiralti tiiger. Aga hea on see, et üle pika aja saab autoga normaalse vahakihi peale. On hea? Joo. Ja olen endale mingi imeliku sarja leidnud, mida vaadata. Oih. Need on päris head. Need on päris head. Nüüd siis sõidame haiglasse. Kuskil, ma ei tea, 6-7 paiku hakkasid mingid regulaarsed valud, aga ma ei hakanud neid mõõtma, sellepärast et libakaid mul on olnud nii palju. Et ma mõtlesin, et vahet ei ole. Ja nüüd ma sellised elevuse värinad käivad üle keha. Nagu kiustajal oli see, et ma täna panin kõik riided pessu, ütlesin, et täna ei tohi sünnitada, mul pole midagi selga panna. Ja mina ütlesin, et jäta endale üks paar pükse. Noh, et leidsin kapist õnneks. Elu. Kuidas mehed sünnitavad? Et kuidas mehed sünnitavad? Istub aga seal toolis ja kotis ja nosib. Pikk öö on nüüd selja taga, kell on 11 läbi. Ehk siis me oleme umbes täpselt 12 tundi olnud siin kokku. Ja beebi on tunnivanune. Beebi on tunnivanune, tund ja ma ei tea, mingi paar 8 minutit. By the way, me saime täpselt selle ämmaka endal sünnitus. Jah, see oli väga tore moment. Minu poolt nii palju veel, et ma alguses täiega kartsin esiteks tulla siia. Nagu üldse sünnitusest ma kardan, kes ei tea, siis ma kardan arste. Aga elasin üle. Ei olnud midagi hullu, isegi nabanööri lõikasin läbi. Mida ma mõtlesin, et nagu see on asi, mida isegi kui ma tulen, siis ma isegi ei mõtle selle tegemise peale. Aga siis, kui seda väikest inimest näed, siis... Kuidas sa ei lõika seda läbi, on jah? Jah. See on ikkagi... Ja see on nii kummaline tunne oli, kui ma... Sul ilmselt ka, kui sa esimest korda näed ja kuuled ta nuttu. Ta ei nutnudki otseselt, ta natuke kägises ainult. See on nagu vaatad ja siis on nagu armastus. Lihtsalt nagu maksimum. Meie pisikene inimene. Jep. 2 tunni pärast, heal juhul 3 tunni pärast. Ja nüüd saame perepalati, et magama minna. Meil on lootust perepalat saada, kuna me olime siin, me oleme nagu eelisjärjekorras praegu. Ja kui keegi lahkub. Ma pean oma sõbrannale ütlema, et ta väik, kui minna koju. Jah, aga ma ei tea, nüüd ta on kohal. Jah, ta on kohal, ta tuli ise. Ja mis ma veel hakkasin öelda, ütleme, nüüd on meid 3 vlogides. Aga igatahes nüüd te ilmselt näete rohkem, siis... Ma ei tea, kuidas me ka avastame seda maailma, millest meil pole õrna aimugi põhimõtteliselt. Seal on emme vastne. Joo. Meie uhke vaade. Mis sa ütlema hakkasid? Üks mõnule jah. Jah. Väike tuba on... Aga siin vist olidki kõik toad põhimõtteliselt suht väiksed. Kurb on ainult, et telekat ei ole ja põhimõtteliselt striimida ka ei saa midagi. Iga on, kui nemad seal.
manulevad, siis mul ei ole midagi teha. ja jõhkeruni on ikka mul, ma ei tea kuidas. Mul on ka, ma ei ole maganud ju ikka veel. Ma olen natukene, aga varsti äkki saab. Ei võin magada, kui pisikene lubab meil magada. Nüüd käib tema taktikepi järgi kõik. Ei lähe nii siiski. Sina kord tõmba neid ühe korra. Ei, siin on selle, see on mitu korda. Ainult silmad on ühe korra. Jaa. Asja. Kõik kuiva sirutus. Ühele poole ja teisele poole. Vaata teda. Nüüd kell on 6:30 hommikul. Me lähme teda kaaluma kohe. Hommikul me just saime nagu normaalselt magama. Jah, aga vähemalt me oleme ikkagi natuke maganud. See oli nii soe. Isi siin eile õhtul, värske Isi, õppis, kuidas mähkmeid vahetada ja mis täna hommikul teha tuleb ja noh, et kaaluma läheme. Ja susi ja sooja. Kohe on, okei. Kes on mõelnud, mis haiglas pakutakse süüa hommikusööki, siis on mingi, ma ei tea, pasteet või? Ei tundu väga hea. Pasteedileib ja munasai. Hea, ma arvan küll. Puder. Vist on kama, on ju. Ja kohvi. See on emme. Jael chillib. Käisime just jalutasime natukene koridori peal ringi. Juba. No, tuleb midagi. Piiksu ja kõik. Ma võtan nüüd selle sulle. Kuidas läheb? Kuidas läheb? No, siin natuke ärkab. Kell on 9. Terve põhimõtteliselt päev otsa maganud. Joo. Mis on jah, sest me saime ka välja puhata ennast lõpuks. Me olime nii kaua järjest üleval. Üle 30, mingi 36 tundi või niimoodi olime. Kas ma ei mäleta, kas me hommikul ka filmisime, kas ma ütlesin, et ta öösel magas suht normaalselt alates kella 3 küll, aga... Küll ta kardab kõdisi. Joo. Tallalt kardab ka täiega kõdi, nagu täiega. Töö jogu kordub kõdi tolnud. Ja meil on lootust hommikul ju saada. Väike puksu näeb kutsut. Saab filmida, mis kutsu teeb ja tatistab peale minema. Vudapp. Sõime just. Ja nüüd ootame, et tuleks hommikune ähmake piiri ja siis saad teada, kas me saame sinna koju või mitte. Täna peaks lasteaast ka lapsele vaatama. Jee. Pisike magab siin. Teine pisike koristab. Lambist lihtsalt lasi piimaklaasi käest lahti enne. Ma ei tea, kukkus ära. Ei ole täna siuke märk olla. Nagu noh, täna sa juba asjatad ise, vaata eiles. No eile ma vaikselt hakkasin. Eile ma hakkasin poolest päevast kosuma. Jah. Nüüd sul on ju 2 last, kelle lisaks minule on üks veel, kelle eest peab hoolitsema. Jah. Et õnneks ainult üks neist nõuab rinda, nii et... Ta ei tahagi või? Ma loodan, me saame koju. Väga suur tõenäosus on. Sest et eile õhtul käis ämmakas ja ütles, et väga suur
nagu. ma juba mingi väike karvane habesm kelle pea. kus me lähme, Liina? koju. Haip. meil on nii tubli teede, me ei saa ilusti graafiku järgi koju. Käiks üks esimese sõidu vähemalt teen temaga siin taga, et näha, kuidas ta autosõidud vastu peab. aga praegu tundub, et on täitsa okei. Minneb siin. saabki aru. oota teda. ja Valvur on siin valmis kohe. esimesele jalutuskäigule. nii tore. Sigaisus on hea magada.